tere, head kuulajad, käes on 12. jaanuar aastal 2026. Geeniuse digisaade on siin ja meid on täna siin 3. Hans Lõugas, Glen Pilur ja Meelis Väljamäe. Me räägime tehnikauudistest, mida see nädal toob kuhjaga, nagu ikka jaanuari algus, sest et tehnikauudiste väljastajad kogunevad ühe suurele messile. Räägime sellest messist ja räägime sellest, kuidas Eestis internetivabadusega võideldakse nende poolt, kes ei ole internetivabaduse pooldajad. Räägime ka teie heade kuulajate kirjadest ja teeme siis sellise saate täna Geeniuse digisaatega. No nii, hakkame siis saatega peale. Meil on uudiseid, meil on kommentaare, meil on igasugu asju, aga vist tuleks esmalt adresseerida eestikeelses internetis liikuvaid selliseid trende. Mis trende? Ütleme otse välja. Pahandust tehakse. Ütleme nii välja, et riigi alustalasid rünnatakse ikkagi. Eesti riikluse alustalad on rünnaku all. Tegelikult ilma igasuguse irooniata tegelikult. Jah, aga see, miks me kasutame seda väljendit, see on Ronald, kolleeg Geeniusest. Ronald Liive, jah. Kirjutanud, Ronald Liive, mitte artiklit kirjutanud, kus ta ka ütleb niimoodi, et Eesti riikluse alustalad on sihikule võetud. Ja mida ta sellega mõtleb? Kui te ei käi lugemas ingliskeelseid Wikipedia artikleid Eesti kohta, Eesti kuulsate inimeste, ajalooliste isikute, poliitikute kohta, siis te võib-olla ei teagi, et kogu ülejäänud maailma jaoks on meie ajalugu ja minevik nagu hakanud läbi kõverpeegli paistma. Nimelt käivad järjekindlalt sellisest Vene propaganda perspektiivist kantud muutjad ja käivad ja muudavad neid artikleid selliseks, mida kui Eesti inimene seda loeb, siis see tõstab ihukarvad püsti, nagu öeldakse. No mis näited võiks tuua selle kohta? Näiteks Eesti vabadussõda muutus siis kaitsesõjast ründavaks pealetungiks. Räägitakse separatismist Venemaal. Kõik on see nagu koomiline, kui vaadata, et prominentsed isikud on sündinud Eesti NSV-s. Seda rõhutatakse, et on Eesti NSV kodanikud olnud. Siis Eesti geograafiline määratlus ei ole mitte Põhjamaade riik, vaid võib-olla Balti regioon või postsovjetlik riik. Tihti on muudatused sellised väiksed asjad, sõna, stiili küsimused, mis panevad nagu selle perspektiivi, et Eesti, see on mingi Eesti NSV versioon. Ja seda kõik toimub Wikipedias meie silme all, eks? Ja Wikipedia miinus ja pluss ongi see, et lihtsuselt öeldes saab ju igaüks seda teksti toimetada ja plussiks on see, et saab ka jälgida seda, kes mida on seal teinud ja ka nendest muutustest on näha ajalugu, mis tuleb ka sealt Ronaldi artiklist põhjalikult välja, kindlasti minge lugege, et neid sessioone saab nii-öelda siis jälitada, et kui palju ja mis on tehtud ja sealt tuleb välja, et siis mingisugune kasutaja on olnud üle 20 tunni online'is, mis juba viitab sellele, et ilmselt ühe inimesega tegu ei ole, kes siis on süstemaatiliselt neid muutusi sisse viinud. Ja mis nüüd teeb selle keeruliseks, on asjaolu, et Wikipedia on nagu üles ehitatud sellisele põhimõttele, et kõik inimesed on head. Ja et kui on mingisugused muutused, siis tegelikult keegi, kes nii-öelda märkab viga, tuleb ja aitab ja saab selle jälle korda teha ja nagu mõeldud, et selline kollektiivne infovaramu tekibki sellise kollektiivse teadvuse baasil siis hästi õige, neutraalne ja ilus ja hea. Aga kui nüüd keegi süstemaatiliselt selle info keerab selliseks, nagu Hans just ette luges, siis nagu meil oleks seal nii-öelda väikses boksiringis jutumärkides võimalus minna ja muuta see ära. Aga siis muudetakse see uuesti ära ja kui see muutmine hakkab seal juba edasi-tagasi niimoodi toimuma, siis on võimalik Wikipedia administraatoritel see teema lukustada ehk et tekibki küsimus, et kelle narratiiv on õige. Ja kui nii-öelda mass või rohkem toetab sellist poolt, et vabadussõda oli ikkagi agressioon meie suure idanaabri vastu ja SSSR oli ikkagi paradiis, siis oleme me nagu olukorras, kus me jääme selles võitluses kaotajaks, kui me kasutame neid samu reegleid. Ehk et me kindlasti ei saa nagu läheneda niimoodi emotsioonipõhiselt sinna, et öelda, et keegi on paha ja mulle see ei meeldi ja tegelikult tehti nii, et Wikipedia artikli muutuste alus peab alati olema, viited sellistele
tunnustatud allikatele, võib-olla ülikoolidele, uurimustele, üldtunnustatud ajaloo käsitlusele. Ehk et kõik muutused peavad olema nagu väga hästi põhjendatud, aga ka sellisel juhul on ikkagi võimalik, et sellises kollektiivses arutelus võib peale jääda hoopis mingisugune teine narratiiv ja praegu, nagu mina aru saan, ongi hakanud juba see juhtuma, et mingisugused artiklid on nagu sisuliselt läinud lukku juba sellisel kujul, mis ei ole kaugeltki enam tõele üldse väga lähedane, vähemalt sellisele tõele, nagu meie ja normaalne osa maailmast seda näeb. Ja just oluline, mida ka Ronald rõhutas, on tähelepanu juhtuda selle, et üks asi on need sünniaastad seal, et noh, muidugi on naljakas ja võib-olla lihtsalt kurb lugeda, kus on siin Ott Tänak kui Kaja Kallas sündinud ja teised tuntud inimesed. Aga just see ajaloo ümberkirjutamine vaatepunktidena, just see tõesti, et see riikliku alustalade pihta tegelikult käibki see, et sellisel vaiksel viisil hakatakse kõiki aspekte moonutama, et jääks mulje jah, et Eesti on mingi selline imelik radikalistlik aborigeenide kamp, kes toreda idüllise naabriga kogu aeg tahab kakelda. Et see on nagu see hästi ohtlik pool seal ja keeruliseks teeb selle hetkel see, et selle õigeks keeramine nüüd on osutunud tänase seisuga väga-väga keeruliseks. Ja see Wikipedia selline kogukonna formaat tähendab seda, et sul on, kui kasutajal, igaks saab seda muuta, nagu sa ütlesid, kasutajal on ka oma ajalugu reputatsioon. Kui meie nüüd näiteks näeme, et tehakse ebaõiglust meie arvates ja ma lähen ise nüüd sinna, hakkan kõiki neid muudatusi tagasi nullima, aga ma ei ole varem kunagi Wikipediat muutnud, siis ma olen nagu uus kasutaja, kes järsku asub lõhkuma. Ja mul puudub nagu minu kasutajal reputatsioon ja vastaspoolel võib-olla tegutsevad seal on näha tüübid, kes sellise Vene mõjutustegevust ja pehmet jõudu püüavad levitada juba tükk aega. Mis sellest kõigest õppida? Esiteks, no Wikipedia on unikaalne ressurss ikkagi, et me peame hoidma seda ja väärtustama ja kuigi seal ei saa jõuga niimoodi asju lukku panna, siis võib-olla on hea kui see, et kui te igaüks meist käib aeg-ajalt Wikipedias ja näeb seal, et mingi artikkel vajab täiendamist mõne faktiga ja Wikipedia kogukonna reeglite kohaselt täiendab seda, et meil kõigil normaalsetel inimestel on teatud Wikipedia selline kasutusajalugu. Ja siis me saame ka neid meile olulisi artikleid hoida justkui vaba sellest saastast. Just, aga noh, kui me nüüd võtame selle praeguse olukorra, siis me oleme juba jõudnud olukorda, kus me tegelikult nende tahapäraste meetoditega ei saa enam seda tulemust muuta, sellepärast et me oleme nagu jäänud vähemusse selle seina taga või piltlikult öeldes me ei saa enam selles vaidluses jääda peale, me peaks tegelikult astuma sammu võrra kõrgemale ja siin peakski tulema ikkagi mängu tõesti, kas siis nüüd riiklik on võib-olla palju öeldud, aga mingisuguste selliste organisatsioonide sekkumine, kas need on ülikoolid, teadusasutused või miks mitte ka Välisministeerium või riik, kes ikkagi adresseeriks juba siis Wikipedia haldajaid sealt poolt, et see ei ole enam lihtsalt mingisugune teema, et mingi suvaline kasutaja vaidleb siis ma ei taha kasutada sõna suvalist administraatoriga seal, aga lihtsalt nagu piltlikult kaks tüüpi seal rusikatega liivakastis vehivad, et me peaks tegelikult selle liivakasti haldajaga rääkima. Just, et kuskil peaks olema see, kes vastutab nende andmete faktilise korrektsuse eest kuskil üleval pool kasvõi, eks ole, et see võib-olla ei ole Wikipedias sellist struktuuri, aga tegelikult peaks olema mingid moderaatorid, eks ole. See on siuke õhukene jää loomulikult, et mis on siis tõde, mis on siis õige, eks ole, et Wikipedia üritabki olla. Kui sa just ennem ütlesid, et tsiteerida võib, eks ole, ülikoolide ja muude allikaid ja mina ütleks, siin võiks tsiteerida nagu aktsepteeritud ajalooraamatuid, eks ole, milles on asjad kirjas, et selles mõttes tõde võiks olla ju, need faktid on ju teada, eks ole. No meie poolt vaadatuna on nad loomulikult teada ja nii-öelda normaalsete inimeste ja normaalse maailma poolt vaadatuna on nad samuti teada, aga hetkel tundubki olukord, kus nagu see ebanormaalne osa inimestest ja maailmast on leidnud väga hea nõrga koha praegu, kuidas sellist headusele rajatud kogukondlikku süsteemi kuritarvitada. Ja Wikipedial on oma reeglid küll, ma ei ole ise Wikipedia ekspert, aga meil on ka Eesti oma MTÜ, kes nagu püüab oma väikse jõuga seal tegutseda ja Wikipedia üks reeglitest peaks olema vist see, kindlasti targemad kuulajad parandavad mind, aga et puhtalt nagu hääle enamusega seal päris ruulida ei saa, et mul on rohkem kasutajaid, me hääletame oma selle muudatuse üle, vaid
see loeb konsensus ja kui on väga vaidlusolulune teema, kus konsensust ei ole, vastakuti 2 fakti kogumikku, siis need asjad ei lähe sinna üles, need võetakse maha või need ei avaldata, mis on sellised või pannakse erimärge juurde, on ju. Nii et meil on tegelikult hoobasid, kuidas ikkagi hoida lihtsalt puhast laus mingisugust jura väljas, kus on Eesti mingi separatistid ründasid Venemaad on ju 1918. Ja hetkel ikkagi tulles jutu algus- ja keskpaiga juurde tagasi, see praegune olukord on ikkagi nukker, et meie kohalik Wikipedia juhtkond, nimetame siis nii, või inimesed, kes sellega tegelevad, on ka ikkagi nagu, mulle tundub pehmelt öeldes käsi laiutanud hetkel, et ei saa nagu hästi ikka nagu midagi teha ja väga keeruline on ja nii edasi. Et küsimus jääb, et keegi peaks ju saama midagi teha, et me ei saa ju nüüd lõpuks siis lastagi kõrvu ja muid kohti oma keha küljes lonti ja öelda, et nojah, et eks mis siis see ikka, ärme siis seda Wikipediat nii palju loe ja siis mingisugused sovjeti trollid möllavad seal nagu täie rauaga edasi. Et sellest ongi ajendatud ikkagi see mõte, et sellele peaks lähenema mingil kõrgemal tasemel ja ka tänase seisuga, me salvestame saadet mõnevõrra ees tavalisest kronoloogilisest vertikaalist, ütleme nii, on ka Ronald proovinud ühendust võtta ka riiklikke organisatsioone, kes on Välisministeeriumiga, et tõesti küsida, et mis ja kuidas ja kas ja kes. Sest et tõesti minna nüüd rusikatega vehkima sinna samasse platsile, kus seal Vene troll praegu väga edukalt tegutseb, ei ole enam eriti konstruktiivne. Ja et tegelikult siis need 4 artiklit on Geeniuse veebis Ronaldi poolt sel teemal üleval, kõik on väga head ja põnevad ja olulised ja ilmselt siis hiljemalt esmaspäeval või teisipäeval tuleb lisa riigipoolste kommentaaridega, nii et minge ja lugege seda kõike. Aga ma lisan siia lõppu ühe hoopis teise mõõtme ka, et meil on väga tähtis järgida seda Wikipediat, kuidas me maailmale paistame. Samamoodi me peaksime tegelikult kogu aeg rääkima erinevate AI mudelitega, mida nemad on ära õppinud ja kas ega nemad ei ole kogemata või meelega ära õppinud mingisuguse kõverpeegli ajaloo käsitluse. Kusjuures mulle meenub, et kas see oli äkki ChatGPT, võib-olla eksin, aga keegi nendest mudelitest oli küll ära õppinud mingisuguse kõverpeegli poolt propagandeeritud narratiivi, eks ole, nii et see on tõsine mure jah, et seda juhtub. Aga ma toon siia selle, et kui ka näiteks see mudel vastab sulle midagi, siis paremalt Gemini näiteks annab ka tihti kaasa lingi, millele ta põhineb info ja kui see link nüüd läheb sinna Wikipedia lehele, siis ütleb ka see mudeli haldaja, et meie mudel ütleb seda, mida Wikipedia ütleb ja Wikipedia ütleb seda, mida parasjagu trollid sinna trükivad, nii et see natukene on see ohtlik ring. Ja seda küll, aga tänase seisuga ikkagi võib öelda, igaüks võib minna praegu küsida siis chati käest või Gemini või kelle iganes käest, et mis te sellest asjast arvate. Ja praeguse seisuga nad ikkagi arvavad niimoodi, et Wikipedia on üks paljudest allikatest ja enamik tekstikorpused on ikkagi raamatud, ajakirjandus, teadus, ütleme õpikud, avalikud veebilehed. Loomulikult seal hulgas on ka Wikipedia, aga see nüüd ei tähenda, et kui Wikipedias öeldakse, et sõda algas, eks ole, agressioonina, et siis kohe rullib see üle kõikidest teistest materjalidest, aga loomulikult see on üks nii-öelda väike kivike võib-olla paljudest ja kui see jätta tähelepanuta, siis võib-olla kuskile langeb järgmine pisikene kivikene, et see on selline süsteemne ja pikaajaline tegevus, aga see ikkagi näitab kuidagi hästi, et kas see on nüüd ametkondlik tegevus siis meie sõbraliku idanaabri poolt või on see mingisugune lihtsalt fanaatiline sihuke sovetaanlane, et inimesed ei maga, kellel selline agenda nagu on või siis süsteemid või asutused, ma ei oskagi öelda, et see on. Probleem on tegelikult ju selles, et erinevad nendest teistest allikatest Wikipedia allikad on kõige mugavamalt ja lihtsamalt kättesaadavad ja sealjuures ka muidugi ainsana või kõige lihtsamalt muudetavad, eks ole, nii et nii kättesaadavus kui see muudetavus on seal, käib see käsi käes ja see on probleem, eks ole. Pöörame nüüd hoopis teisele teemale, teisele poole maakera ja teistele siis valdkondadesse ja räägime sellisest asjast nagu CES, Consumer Electronics Show, legendaarne pikaajaline tarbija elektroonika, igasuguse tehnika mess, mis ikka jaanuari alguses Las Vegases Ameerikas toimub. Sinna tulevad kokku suured ja väiksed maailma, ütleme siis kõvemad korporatsioonid ja elektroonikatootjad kui ka startupid ja leiutajad, innovaatorid.
selle aasta CES on jälle toonud tohuvabohu uusi uudiseid. Tihti tuleb CES-ilt selliseid veidrad asju, mida me ei tea, kas aasta jooksul me veel kunagi üldse näeme, kas need jõuavad meie müügilettidele või on see ajaloo nii-öelda unustusse. Mida siis teie võib-olla meie kuulajatele välja tooksid selle aasta CES-i suurtest, ütleme, trendidest? Ütleme kohe alguses seda, et CES-il läheb hästi, et küll vist eksponente mõnevõrra vähem, see on eelmine aasta oli 4500, öeldakse sel aastal on natukene väiksem see number, aga ikka üle 4000, aga külalisi on ikkagi kõvasti seal koha peal, muidugi palju on sellist ikkagi professionaalset sektorit, tuletame meelde, et CES on olnud kogu aeg ja algselt oli täitsa selline kutsetega sündmus, et kuhu siis tulid ka oma ala spetsid kohale, aga täna muidugi on seal rahvast meeletus koguses. Aga jah, kui küsida, et mida seal näidati, no ma vaatasin otsa siis agentide ja kõige teiste abil ja tegin ühe päris pika nimekirja ja võib-olla ma ei teagi, kuidas sellele läheneda, et võib-olla ma siis ütlen nimekirjast midagi ja siis Meelis, kes on ka väga pikalt ja põhjalikult seda käsitlenud, muide käis ka eelmisel nädalal meie Rahvusringhäälingu saadetes sellest rääkimas, saab siis kohe öelda, kas ta sellest midagi arvab. Seda, mida ta jättis ERR-is rääkimata. See, mida ei sobinud seal öelda, siin võib kõike välja öelda. Siin võib öelda. Tead, kui sa alguses mainisid, CES-il näiteks palju asju, mis kunagi ei jõuagi kohale ja võib-olla siis mõned neist jõuavad. Üks nendest asjadest, mida sel aastal ei näidatud, aga minust mida CES-il on vist näidatud viimased mingi 5 aastat, on see Samsungi ümmargune projektor, mis mööda tuba ringi sõidab. Ehk et ma mäletan veel, et eelmisel CES-il ja Booli just, et eelmisel CES-il muide Samsung lubas, et see Booli tuleb suvel müügile. Ja nad isegi minust rääkisid, kas mingist hinnast ja minust aasta tagasi me rääkisime sellest projektorist ka põgusalt, et see oli selline nutikas koduroboti moodi pall, mis siis suutis näidata asju seina peale ja vurada mööda põrandat ringi ja tundub, et nüüd on ta täitsa ära puranud. Nüüd ei ole. Aga mida siis on? Aga selle asemel on sarnaseid teisi robotiga projektoreid või projektoriga roboteid seal nagu must miljon selle aastal. Ja, aga no huvitav ongi see, et suur ettevõte, kes tegelikult igal aastal näitab seda ja ütleb, et no nüüd see jõuab. Ja see ei ole tegelikult esimene kord, sest et mõni aasta tagasi näitas kas äkki ka CES-il Samsung laval ägedat siis kausikujulist või huvitava disainiga nutikõlarit. Ja lubasid ka selle varsti müüki tuua ja see ka mitte kunagi müügile jõudnud, nii et Bixby'ga oli ta kusjuures veel nutikas nagu häälassistendiga. Nii et see ei ole jah nagu uus uudis, et Samsungil lõpuks midagi mõned asjad, mida välja kuulutavad nagu ei tule. Juunas saavad aru, et võib-olla huvi ei ole piisavalt suuri tasusin investeerida. Kas Samsung Galaxy 3 Fold jõuab müügile? See on siis 3x volditav telefon. Galaxy 3 Fold on Koreas müügil ja jõuab ka ilmselt siin jaanuaris-veebruaris Ameerikasse, meile Eestisse ülimat ebatõenäoline, sest et see on nii kallis toode selle hoolduse ja toega tegelemisse ilmselt ei tasu investeerida Eestisse või sellist väikestes riikides Samsungile. Aga jah, et ta voldib see 2 asemel 3x ja ta on kokku voldituna umbes sama suur, kui oli esimene või teine tavaline Fold, ehk siis 13, natuke alla 13 mm paks, mis praegu tundub nagu jaburalt paks, aga tol ajal, kui need esimesed Foldid välja tulid, tundusid täiesti mõistlikud, eks ole, ja arvestades, kui suureks ta volditakse, siis ta ikkagi nagu võib-olla ongi mõistlik kompromiss, kui see hindi kallis ei oleks. Ja volditakse ta siis 3x niimoodi, et ta muutub nagu täiesti tavalise suurusega 10-tolliseks tahvelarvutiks, mis on tegelikult ka mulle meeldiks selline lahendus kõige rohkem, et mul oleks nagu väike telefon taskus, mis läheb kuidagi maagiliselt nagu suuremaks, kui need praegused volditavad on. Aga kuna ta on õrn ja hind on kallis, siis ma arvan, et võtab aega, kuni sellised asjad nagu siia tegelikult nagu päriselt massidesse jõuavad, aga ma arvan, et kui sellise esimese pääsukesena on see Samsungi poolt väga hea algatus, millel on tulevikku, sest et 7 aastat võttis Samsungil aega, et see tavaline Fold tuua sellisest omapärasest nišitootest tegelikult päriselt populaarseks seadmeks. Praegu võib öelda, et Fold on populaarne seade, eks ole. Nii et võib-olla 7 aastat neil see 3x volditavasi aega ei võta, aga võib-olla 2-3 küll. Aga ma näen, et ka konkurendid sarnast asja teevad. Huawei tegelikult tegi ju ka Hiinas juba 2 põlvkonda. Nende oma voldimist natuke teistmoodi. Lihtsalt, et kui me saame selle hinna sealt 3000 juurest võib-olla 1500 juurde, siis ta võib-olla on nagu täiesti mõistlik toode, eks ole. Telefonide lainel jätkates Honor Robot Phone. Mida keegi puuduta ei tohi veel. Jah, aga huvitav mõte, kus siis telefoni
kaamera on gimbali otsas kohe või selles mõttes kohe, et sa saad sealt ülevalt servast välja voltida pisikese gimbali. selle otsas on pisike kaamera, kes siis teebki neid asju, mida üks kaamera gimbali küljes teeb, ehk soovi korral on paigal ja stabiliseerib ja vaatab ringi. erinevalt mõnest teisest tootest on ka Honor lubanud, et nad toovad selle robottelefoni päriselt müügile juba siin veebruaris-märtsis. Jällegi ei ole teada, kas ta siia meie regiooni jõuab, sest Honoril päris tihti sellised kangemad asjad ei jõua meie regiooni väikestesse kohtadesse nagu Samsungil, eks ole, aga osad asjad ei jõua siia. Aga huvitav toode, aga millegipärast erinevalt sellest Foldi 3 volitavast telefonist, ma arvan, et see Honori robottelefon on natukene selline äge asi, mida näidata, võib ilma praktilise väärtust. Ma saan aru küll, miks sellel on võiks olla praktiline väärtus, ma arvan, et see on natuke liiga suur kompromiss, et kui sa paned nagu telefonile gimbali külge, siis midagi seal kannatab, eks kas kannatab see gimbali osa või kannatab see aku osa või mingi muu asi, et võib-olla oleks mõistlikum nagu need 2 asja eraldi panna ja üks, ma ei tea, DJ Osmo taskus hoida, eks ole. Aga ma saan aru, et see on ikkagi siis telefon, mille peal on gimbali otsas kaamera, aga ma saan selle sealt ka ära võtta või? Ja see voldib telefoni taha kokku sinna, kuhu tänapäevast telefonidel on see kaamera moodul, eks ole, et ta läheb nagu sinna sisse ja siis ta voldib ennast välja, tõuseb nagu nii-öelda selle telefoni ülemist otsast üle ja näitab, siis keerleb seal selle kohal ringi. Mulle tundub, et see läheb täpselt kogu sinna tohutu suurde Hiina streamingu turule, kus on iga teine inimene tegeleb sellega, et ta streamib midagi kuskil ja siis sa võtad telefoni välja ja oled kohe. Ja ütlese, see näitab seda, et Honor saab jällegi näidata, et me teeme midagi teistsugust ja meil on olemas tehniline võimekus midagi nagu erilist teha, eks ole, sest et täna just ma nägin uudist, kus Honori müügid on tõusnud eelmise aastaga võrreldes üle 50% ja nad on Euroopas tõstnud oma kohalolekut väga kõvasti, nii et nad on tegelikult nagu neil läheb suhteliselt hästi ja mul on ka siin praegu käes üks Honori telefon, millest ma saan järgmine nädal rääkida, praegu veel ei saa, mis eile see ametlikult Euroopas välja kuulutati ja mis 15. jaanuarist ka Eestis müügile jõuab, nii et täitsa huvitav telefon. Honoril jah, tegelikult on huvitavad asju küll. No pisikestest asjadest Pebble, tuntud nimi, oli seal tagasi 2 tootega, üks oli kell, aga teine oli minust hoopis kummalisem toode, teine oli nutisõrmus, mis ei ole üldse nutikas. Ehk et kell oli nimega Round 2, kella tegi muidu huvitavaks see, et kellal on värviline e-paberist ekraan. No Pebble'i kelladel on kogu aeg olnud e-paberist ekraan. Nüüd on see ekraan lihtsalt suurem ja ka puututundlik. Pebble polnud ju aastaid midagi teinud. No Pebble müüdi Google'ile maha, jah. Ja Google ei teinud Pebble'iga midagi ja siis ta müüs või andis selle Pebble'i tarkvara osa sellele kunagisele asutajale Erikule tagasi ja nüüd nad Erik hakkas uuesti tegema ja teeb nagu, sest et Pebble'il on siiamaani, nende 10 aasta vanadel Pebble'i kelladel on siiamaani kasutajaskond, et nad on väga populaarsed jätud ringkonnas. Pebble oli siis tagasi nüüd kellaga, millel on värviline e-paberist ekraan, aga oli ka tagasi sõrmusega, mille ma sain aru, ainus funktsioon on talletada minu audio või jutuga sõnalisi märkmeid. Ehk et lihtsalt sõrmuses on mikrofon, vaata kui me rääkisime siin millalgi sõrmustest, siis just oli jutuks, et miks ei võiks seal olla mikrofoni. No vaat Pebble'i sõrmuses indeks 01 ongi mikrofon ja sa saad sinna sisse siis lugeda kõike, mida sa maailma asjadest arvad ja saad need pärast sealt telefoni. Aga seal ei ole midagi muud. Seal ei ole mitte midagi muud, aga see eest, see sõrmus ei tühjene vist kunagi. Seal pidi olema mingi patarei või mis iganes ja see peab vastu sinu märkmeid mingi aastaid. Jah, ja siis ühel hetkel sa pead seal lihtsalt tagasi saatma neile. Kahjuks see Pebble'i sõrmus on ka selline, et mida nagu, mis näeb välja, et kanda küll ei tahaks seda iga päev, et see näeb välja nagu mingisugune väga veider. Miks mitte, võibolla, kui sul on ju sõrmi, on inimesel teadupärast rohkem kui üks. Tavaliselt, et kui sul on ühes sõrmes mingi südame löögi järgi sõrmus, siis teises on sul selline sinu juttu kuulav sõrmus. Ja muide, oli üks sõrmuse tootja veel, et kes nüüd on, see oli siis pagan küll, mitte Luna, vaid Luna näitas seal mingisugust käepõru. Aga ütle, mulle meeldis see 3. sõrmuse tootja nimi, kes on Ouro kõrval ka suur tootja. Ultrahuman või? Ei, Ultrahuman mitte, üks nimi on nüüd veel. Ma tean küll neid veel, aga mul tuleb, ma ei tea, Samsungis ei olnud, eks muidu sa teaksid. Vaat nüüd me jääme selle nime võlgu, kellel on siis sõrmus ka, millel on haptiline tagasiside. Ehk et sõrmus saab sind teavitada, kui midagi juhtub. Et tänapäevastel sõrmustel meil seda ei ole ja kui tuleb sulle kuskile kõne telefoni või mujale, siis sõrmus ei tee midagi erinevalt nutikellast. Aga vaat see sõrmus siis teeb midagi, nii et vaikselt ikkagi läheb tõesti sinnapoole aeg, et sõrmus muutub järjest interaktiivsemaks ja muide sama sõrmus ka suutis siis vererõhu muutusi tuvastada. See jäi mul natuke segaseks, kas ta ka vererõhku tuvastab, aga kui ta juba muutusi tuvastab, võib-olla ta siis oskab ka vererõhku muuta. Kas see võis olla Dreamy? Ütle neid nimesid veel.
ma ei tea, ma näen, et Dreami näitas maailma esimest haptic feedbackiga sõrmust on siin kirjas. Ja Dreami on tegelikult tolmuimeja tootja, eks ole, aga nüüd nad siis... Rääkides veel, sa mainisid Dreamid, mis on tolmuimeja tootja, ma nägin nende siis järjekordselt trepist ronivat robot-tolmuimejat, mille need kombitsad on nagu 4 väikest mootorsaagi reaalselt, et see on väga hirmus, kui selline asi. See mootorsaagide moodi Dreami robot oli tegelikult IFA-ga olemas, ma nägin seda oma silmaga. Aga Roborockil oli nüüd CES-il üks uus trepist roniv robot, mis ka trepi samale puhastab, eks ole. Esimene, mis trepi puhastab. Saros Rover on selle Roborocki roboti nimi, muide siis 3 minutiga ronib ta 5 astet. Nii et ta teeb seda suhteliselt sellise mõõduka tempoga, aga seest nühita neid astmeid puhtaks ja mis selle Roborocki puhul minust oli äge, et ta oli oma olemuselt nagu tasakaaluliikur. Et ta, kui ta tõusis nagu nende 2 ratta peale püsti nii-öelda, siis ta oli võimeline sõitma edasi ilma, et ta kukuks ninali ega tahab poole. Nii et ta nägi välja äge, aga kahjuks ta ei ole ka nüüd see toode, et te saate seda ülehomme osta. Nii et kui me aasta tagasi mäletame, siis Roborock näitas ju seda sokikorjajat robotit CES-il. Ma nüüd parandan ära meie teadmatusse, nimelt see sõrmus on Rincon Gen 3. Just nimelt, täpselt Rincon oli see nimi. Et selline tore Roborocki robot, mis siis pikali ei kuku ja ronib üles ja alla, küll kohmakalt, aga ta oli tore töös vaadata, sest et ta isegi trepi peal ronides oli võimeline näiteks ennast pöörama niimoodi viltu, et nagu see üks jalg oli pikem ja siis oli nagu allpool. Ja siis selle teise jala tõmbas ta juba sinna nii-öelda kõhu alla kõrvale, et saada siis seda trepi astet puhastada ja siis ta keeras ennast jälle teistpidi ja siis sikutas üles. Nii et miks mitte, et mulle tundub see isegi selline trepirobot nagu mõnes mõttes nagu praktilisem lahendus kui see sokikorjari robot, aga teistpidi võiks nii, et asjad võib-olla koos olla, et miks ei võiks ka trepirobot samal ajal ka trepilt sokke korjata, nii et igasugused sellised kombitsad robotite sees, miks mitte. Kui nutiasjade lainel Withings, Body Scan 2 Withings on teadupärast firma, kes on igasuguseid tervisekellasid ja muud sellist kraami teinud, siis näitas seda puhku mingit kaalu, mis on võimeline põhimõtteliselt sinu surma ja sünni aja ennustama ära, kui sa seal 90 sekundit seisad. Ja siis ta ütleb 60 parameetrit, muuhulgas on seal siis sinu südame vanus, näiteks närvisüsteem ja mingi veresoonkonna olukord ja ma hakkasin nagu mõtlema, kas ma tahaks oma sellist kaalu, kui ma istun sinna peale või astun ja siis öeldakse, et minu süda on täna sai 154 aastaseks näiteks. Siis tundub, et peaks nagu rõõmustama või kurvastama, et kaal maksab umbes 600 eurot ja täiesti ka päris toode, siis mitte mingisugune prototüüp, mida kunagi ei saa. Ja kellel on siis tahtmist oma veresoonte ja südame vanust vaadata, siis see oli ju selline Withingsi kaal tundub täitsa olevat ostetav. Muide siis teine, 3., 4., 5. päris mõnes mõttes nagu jabur toode oli selline pisikene komplekt, mida sa saad telefoni kaamera külge kinnitada. Selle nimi on Hugo Bogo ja see siis mõõdab ära parajasti, kui elujõulised on spermatosoidid selle inimesele, kelle neid juhtumisi on. Et sa saad siis vaadata, et kas tasub mõelda nagu järelkasvu peale või lähevad paugud tühja, ütleme nii, et ka nagu omapärane leiutis tegelikult, et miks mitte samaseks, et kui see on tõsine probleem. Ma saan aru, et see on tegelikult suhteliselt suureks probleemiks muutumas nagu üle maailma. Ei ütleme, see e-meditsiin ja tervisevaldkond on seal mitu aastat ju ainult buuminud, nii et see pole ime, et see tuleb koju. Ma vaatasin, jäi silma mobiilsus ja sõidukite ja autovaldkonnas, seal iga prominent tundus, et toob välja oma uue sõiduki, neid on seal palju. Mulle tundus, et see aasta kõvasti vähem kui varem. Kõige huvitavam Nvidia poolt oli isejuhtivuse siis selline, kuidas öelda, tarkvara, mida hakkavad nad autotootjatega jagama, et seal esimesena vist lubasid, et see tuleb Mercedesele, see Alfa Maio, mis nagu nii-öelda mõtleb või leiab põhjenduse, miks ta reaalajas liikluses mingeid otsuseid teeb. Lisaks sellele, et ta lihtsalt on treenitud, vaid ta ka nagu põhjendab, et mida ta teeb. Väga huvitav, kui nad sellega lõpuks ka välja tuleksid Mercedes. Sest et näidisvideod olid ägevad. Olid ja Nvidia ka näitas vist teistkordselt juba just aasta tagasi, nad tutvustasid seda sellist füüsilise modelleerimise platvormi nimega Cosmos, mis siis ongi ajendatud sellest, et neid robootilisi tegevusi, mida teevad siis päris robotid, et neid ei peaks suugi juhtima siis keelemudelid, kes on õppinud tekstistatistika põhjalt maailma, vaid ikkagi just nimelt see mudel baseeruks siis
füüsilisel maailmal põhjus-tagajärg seostel ja et see annab siis olulise platvormi mõistlikumale käitumisele, nagu see, kui juba robotite juurde me jõudsime, siis tegelikult kogu seda füüsilist AI-d või ütleme, võib-olla trendina võibki öelda, et jäi nagu mulje tõesti, et see trend täna on, et see AI hakkab nüüd jõudma siis mitte ainult teksti kujul ei möllada sul pilves agentidena, vaid ikkagi 2-4 ja mis iganes ratastel ja jalgadel hakkab järjest rohkem tuppa trügima. Robotid oli palju, enamus neist olid üsna mõttetud siiamaani veel, aga eks see võtab ka aega. Ma tegelikult tulen mobiilsuse teemast, mul üks asi jäi veel silma, ma ei tea, kas te märkasite Soome firma Donut Lab, mis tegelikult ju Eestis tegutseb ka. Jälle ütles, et nemad on nüüd ülikõva asjaga hakkama saanud, varem nad tegid oma ägeda mootori ja nüüd on nad sinna juurde saanud sellise tahkisaku, mis on, täidab kõik unistused üldse, et ta on odav, turvaline, peab väga kaua vastu, laeb ülikiiresti ja on väga suure energiatihedusega. Vägev turundus minu arust, et kui see Donut Lab Soomest, nad suudavad seda massidesse tuua, need suuri lubadusi, see on alati äge. See on tekitanud päris palju poleemikast, sest nende lubadused on pehmelt öeldes ulmelised. Ehk siis see, mida nad lubavad, seda ei pea nagu selle alaga kursis olevad eksperdid nagu väga reaalseks ega võimalikuks. Kui nad päriselt selle lubadused täita suudavad, siis on tegemist tohutult läbimurdelise akuga, mis muudab põhimõtteliselt elektriautod üleöö nagu bensiiniautost enam konkurenti poleks, eks ole. Aga praktikas nagu me ei tea, kuna nad ise ei räägi, mis seal tegelikult sees on ja kuidas see tehnoloogia töötab. Ja nad räägivad hästi ilusad numbrid, siis me tegelikult praegu ei tea, mis seal tegelikult toimub. Nad lubavad 400 volttundi kilogrammi kohta mahutavust, nad lubavad 100 000 laadimistsüklit ja nad lubavad 80% mahutuse säilivuse juures ja nad lubavad vist äkki -20 kuni +100 kraadini ilma kadudeta laadimist ja lisaks siis veel see, et mingi üks ulmeline asi, see, et 10 minutiga 80%-ni nullist. Ja isegi 5 minutiga ja veel mulle kirsiks tordil, mulle meeldib see, et ütlevad, see on geopoliitiliselt ohutud materjalid, et seal ei ole siis nagu neid haruldasi muldmetalle, mida vaja kuskilt Hiinast või ma ei tea kust. Liiga ilusad tõsi on. Et ühesõnaga, kui see kõik oleks tõsi, siis oleks tegelikult elektriautondus praegu pea peale pööratud, aga nagu ma ütlen, siis tasub olla skeptiline, sest et eksperdid sellesse väga ei usu seni, kui nad ise oma silmaga näevad. Ja selle aku saavad lahti võtta, vaadata, mis seal karul kõhus on, öeldeks. Aga huvitav ikkagi, vähemalt lubadused on julged. No robotitest tõesti, neid oli seal palju, aga võib-olla üheks, kes kindlasti jäi meelde ikkagi nagu pigem heas mõttes, hiinlasi oli muidugi palju, aga Hyundai, kes muide omab enamuses ka Boston Dynamics nimelist ettevõtet. Boston Dynamics teadupärast on see firma, kes sai kuulsaks ikkagi oma legendaarse robotkoeraga, mida ka hiinlased hakkasid üsna varsti kopeerima, kes siis hüppas 4 jalal rõõmsalt ringi ja tegi asju, et see oli just nimelt Boston Dynamics. Ja Hyundai nüüd siis koostöös Boston Dynamicsiga või vastupidi saanud valmis 2-jalgse roboti nimega Atlas. Ja tõepoolest see Atlas nüüd, kuidas ma nüüd ütlen niimoodi lühidalt, ilma et peaks liiga pikalt heietama, et erinevalt võib-olla mõnest teisest kodurobotist, mida me oleme siin seni näinud, kellel on kootud kampsun seljas ja kes kuidagi nõudepesumasinat paneb kinni pool tundi ja siis kukub korraks pikali. See Atlas ikkagi tundus nüüd nagu päriselt selline, et kasutades nagu sõna võib-olla ulmefilm või et tekkis nagu natuke kõhe tunne, et ta on 1,9 meetrit pikk, 90 kilone selline ulmefilmi robot. Tal kõik need liigesed liiguvad, mis on lihtsalt geniaalne, et ta on nagu inimesest inspiratsiooni saanud. Aga igasugused liigesed, mis siis inimestel käänduvad teatud pidi ja siis lõpevad ära, kui parajasti luud katki ei lähe. Selle Atlasel käivad nad kõik 360 kraadi ringi. Ja et juba vaadata, kuidas ta nagu põrandalt püsti tõuseb, on selline tunne, et sul hakkab peast nagu natuke suitsu välja tulemas. Sa ei saa aru, mida ja kuidas ta liigutas. Ehk et ta võime oma keha liigutama, pead keerama, käsi liigutama, nii nagu inimesed, aga samal ajal ka pöörlema ümber oma telje nendega. Ja samal ajal tema liigutused või kõndimine, seda on jutusaates raske selgitada. Aga ilmselt see oli modelleeritud selgelt sellise
no kuidas ma ütlen, üks Chuck Norris võib-olla või mõni muu selline tegelane oli olnud natuke modelliks, et see robot kõnnib nagu üli niimoodi veendunud kaldkriips maskuliinselt, kaldkriips ülbelt. Et see kõnnak, kuidas ta juba laval ringi edasi-tagasi seal tiirutas, oli märkimisväärne. Kogu see liikumine on märkimisväärne ja noh, mõeldud on ta siis milleks iganes tööks, kas või koristamiseks, tehastes, mutrite keeramiseks, asjade tõstmiseks. Ta jaksab tõsta kuni 50 kiloseid kotte asju 2,5 meetri kõrgusele, ta on veekindel, samuti -20 kuni +40 kraadi. Akut selja taga on tal vahetatavad, loomulikult saab ta neid ise kätte, ta võib neid ise ära võtta ja ise vahetada, neid on 2 tükki. Ja tarkvara platvorm on selline, et noh, mis on tundub ka loogiline, et selline pilveplatvorm, nimi on Orbit. Ja kui näiteks üks atlas õpib juhtumisi selgeks, kuidas võib-olla kardaani vahetada autol, siis ta võib selle info kohe jagada ka kõikide teiste miljonite atlastega, nii et saavad ka selle oskuse kohe selgeks. Et see tundus natuke juba selline kõhe. See kokkuvõttes ikkagi, kui vaadata, kuidas ta liigub, kui võimekas ta on ja nii edasi, see tekitas küll sellise tunde nüüd üle pika aja, et noh, et kui selline atlas sul ukse kella annab ja sõbrad ka kohale kutsub, et siis temaga nagu vaielda enam ei tasu, et noh, muidugi ta on tehtud sellise sa ikkagi kardad seda AI ülestanud. Ta nägi nagu... Ma ei ütle üldse huumoriga seda, ma ütlen tegelikult, see on väga tõsine küsimus. Nägi nagu lihtsalt niivõrd võimekas ja niivõrd toimiv toode tõesti välja, et noh, esmakordselt täitsa. Nüüd on see usutav. Ta oli nagu täiesti usutav ja tõesti ta tegi tööd ju väga tõhusalt, ta võib ju neid kaste tõsta ja mutreid keerata ja ta võib ju nagu kõike teha selle koha peal, kus täna tegi seda inimest, kui me oleme nagu seni rääkinud, et AI vahetab ikkagi eelkõige meil välja selliseid loomingulisi ja pehmeid alasid, mis on eelkõige arvutiekraanil, siis vaat selline atlas nagu esmakordselt ikkagi hakkab seda müüti ka vaikselt murdma, et võib-olla ka koristaja ikkagi peab oma töö pärast pikemas perspektiivis hakkama muretsema. Muide seal lisaks atlasele mul lihtsalt meenus ka üks robot, mis ei näinud küll sugugi kahejalgne välja, aga mis oligi WC puhastusrobot. Et selle sa võisid lasta WC-sse lahti ja siis ta möllas seal. On töö, mida inimesed selle atlase kohta veel nii palju, et enne peaks oma töö pärast muretsema, ma saan aru Hyundai töötajad, sest Hyundai juba teatas, et 2028 vist asub see tehases tööle. Just, ja muide see 2028 ka on nendel tehas, mis toodab neid atlaseid, kus ka töötavad atlased. Ja see on võimeline tootma 30 000 atlast aastas. Kas siis me oleme selle Neumanni masina juures, kus robotid toodavad ise endast? Ma ütlengi veel kord seda, et see tundub kõhe, kui sellised atlased töötavad tehastes, kus on võib-olla heal juhul ainult üks inimene ja toodavad neid atlaseid 30 000 aastas. Kuulge, aga räägime lõpuks, kas midagi hingele rahustavat ka on selle kõrval, mingid rääki või laulvad vetsupotte või midagi sellist nagu ikka ka. Muide, ma nägin, et Lego tegi uued klotsid. See on tegelikult ju minu arust asi, mis kõigist nendest stressi näinud asjadest on päriselt kõige olulisem, sest et me võime rääkida siin robot-tolmuimejatest või robot-telefonidest, eks ole, ja atlastest, aga Lego klotsi jõuab päriselt nagu meie kodudesse paljudele nagu reaalselt kohale lähemalt mõne aasta jooksul. Jõuab. Aga mida uute klotsidega teha saab? Tal on klots, mis on siis sensoritega, eks siis tal on tegelikult seal sees väike kõlar, tal on sees tulukesed, LED-valgustid, on erinevad RF-sensorid, mis suudavad asukohta tuvastada, no siis nagu asukohta mitte siis GPS-iga, vaid siis selle ruumi piires, eks ole. Ja on erinevad sensorid, mis vastavad oma välistele mõjuritele, siis suudavad näiteks värvi muuta tulukestel, näiteks kui sa paned sinna punast värvi mehikesele kõrvale, siis ta muudab punaseks ja paned sinist värvi, siis ta muutub siniseks. Ja samamoodi siis neid aktiveeritakse, sul ei ole vaja mingeid äppe ega muid asju, vaid iga selle konkreetse mänguga tuleb kaasa sellised postmargi suurused tagid, NFC tagi muid asjad, mis käivad sinna klotsi juurde ja siis see tag ütleb selle klotsile, et selle mänguga sa pead tegema seda, eks ole. Teed seal Star Warsi häälitsusi või muudad värvi, teed laseri hääli või mis iganes veel, eks ole. Et tegelikult on selline päris äge, ma nägin, et netis on ka hästi palju sellist nagu negatiivseid kommentaare, et nüüd on Lego läinud nagu tavafirmast nagu digitaalseks ja see on viimane nagu selline analoogfirma, kes on nüüd ka nagu nutikust leiutanud ja mina arvan, minu arust on see, et see ei ole nagu päris tõsi, sest et sellised mootoreid ja muid nagu liigendeid, mis käivad elektripatareidega on Lego ammu teinud, et nagu ma arvan, see on loogiline jätk, õnneks. Ei no Legol on ka mingi robootika komplekt ammu olemas. Ja õnneks nad ei ole läinud nagu seda teed, et ma ei tea, peab seal nagu olema äpp
äpp ja konto ja ma ei tea mida veel, eks ole, või see on tehtud ikkagi nagu selliseks sõbralikuks. Ainuke miinus on see, et kuna selle klotsi sees on aku, siis seda peab aeg-ajalt nagu Lego enda mingi spetsiifilise laadijaga laadima, et sa ei saa seda järjest nagu igavesti mängida. Aga ma arvan, et see on nagu päriselt meid kõiki või mitte kõiki, aga ütleme siis lapsevanemaid vähemalt potentsiaalselt puudutav uuendus erinevalt ma ei tea, nutilukust või robottelefonist, eks ole. No teine miinus oli see robotklotsi puhul, et me ei saa rääkida nagu robotklotsidest, vaid klotsist või äärmisel kahest, sest et täna on ta ainult saadaval või varsti on ta saadaval ainult mingites komplektides, kus on siis üks klots nutikas või 2 klotsi, et ta ei ole nagu selline asi, ma olen nüüd poodi, et palun mulle kilo Lego nutiklotse, vaid sa pead ostma Star Warsi, jah, sa ostad selle Star Warsi komplekti, kus on siis näiteks 2500 klotsi ja siis on seal üks nutiklots. Just. Ja siis sa ise vaatad, kuhu sa paned selle ühe nutiklotsi, nii et. No aga Lego on suur firma, võib-olla, et kindlasti tuleb välja uusi. Ma arvan, et see on alles algus, et eeldusele, et see on edukas, siis kindlasti laieneb nende asja. Jaa, ma ei tahtnud kuidagi kõlada, need ideena tundubki see edukas, aga mulle esimese hoogas tundubki, et vau, et ma nüüd ostakski omale kohe siis kamaluga nutiklotse, aga vaat seda ei saa täna teha. No paljud tegelikult need nii-öelda negatiivse poole esindajad ütlevadki seda, et see on jälle üks asi, mis niigi kalli Lego veel kallimaks teeb, eks ole, et see võib ka tõsi olla. Aga mis ei ole üldse muide kallis ja lõbus, pulga.com, mille nimi on Lollitune. Oh jaa, see on nagu selle teise äärmuse, et see on nagu kõige jaburam e-waste on inglise keeles e-prügi, mis nagu olla saab, et sellist asja ei tohiks eksisteerida. Mis see on? Rääkige. No pulga.com, sa pistad selle suhu ja siis kuuled muusikat läbi oma hammaste ja lõualuude, kui sul need on olemas. Ehk et ta on siis kondi juhtivusega kõlar või nagu, kuidas ma ütlen, kõrvaklapp on vale öelda, kui sa suhu pistad, aga põhimõtteliselt see bone conductive nagu lahendus. Ehk siis, kui sa kommi lutsutad ja teda hammastega ka rüsad, siis sel ajal kuuled sa muusikat. No näiteks sa kingid siis sünnipäeva lapsele kingid siis happy birthday kommi. Ja siis, kui ta seda lutsutab, siis ta kuuleb laulu. Ja probleem on ju selles, nagu mina sellest aru sain, et kui komm on otsas, sa pead selle ära viskama. Mul jäi natuke segaseks, kui komm nagu läbi saab. Ühe laulu komm. Et komm maksab küll $9, täpselt 8,99, et ei ole just väga kallis. No samal ajal tavaline komm ilmselt maksab mõne võrra vähem. Ei ole ka väga odav. Aga ei ole ka väga odav jah selle kohta, aga no samas sünnipäev on üks kord aastas, aga komme on seal erinevate lugudega. Aga see tegelikult läheb minu jaoks küll selle aasta CES-i nagu jaburust topis väga kõrgele kohale. Ma nägin ühte huvitavat asja, mis ei ole jaburus, aga ma ei ole kindel, kas ta on kasulik või mitte, sest Soome firma Xi tegi prillid, tavalised prillid, kes ei ole päris terava nägemisega, annavad prille, vaid siis autofookusega prillid. Ma seda teemat tahtsin just puudutada meie kuulajakirjade rubriigis, sest et meile tuli muideks üks küsimus. Ja täpselt selline idee, me rääkisime ka eelmises saates just nimelt prillidest ja kirjutas meile, ma võin kohe juba vaadata, kui sa selle nagu teemaks tegid, kirjutas meile Heiki ja Heiki just kirjutaski, et miks ei ole selliseid prille, mis võiks ise fokusseerida. Tõsi, Heiki mõte oli küll selles, et pilt nagu võiks tulla nii-öelda ekraanile ikkagi ja siis on seal kaamerad ja tehnoloogiliselt ta ikkagi oli selline keerukam lahendus, aga see Soome firma, muide see ei olnud üldse CES-il minu arvates see firma. Või said sa Ants aru, et see olid CES-il? Ma nägin, et nad ka CES-il näitasid. Võivad ikka olid. Ühesõnaga Soome ettevõte, kes näitas siis vedelkristall tehnoloogial põhinevat klaasi osa, mis on võimalik oma fookust muutma. Et sul on siis prilliklaasi keskmine osa selline, et kui seal toidet üldse peal ei ole nii-öelda, kui ta on sellises vaba olekus, siis on ta sul näiteks miinusprill, sa vaatad kaugele, aga kui sa vaatad lähemale ja prillid ise tuvastavad loomulikult, kuhu sa vaatad. Et kui sul on asjad lähemal, mida sa tahad lugeda, siis selle klaasi fookus muutub või mitte fookus, vaid see, mis on see faktor, eks ole, läheb siis miinusest plussi ja siis sa näed mõnusasti lugeda asju, mis on lähedal. Et eelkõige puudutab see just nimelt selliseid inimesi, nagu ka mina juhtumisi olen, et teatavas vanuses, kui sul on miinusprill, hakkab sul nägemine minema natuke plussi poole ja siis tekib hoopis selline omapärane olukord, kus sa nagu kaugele vaadates tahaks veel kerget miinust, aga lähedale vaadates enam ei taha üldse mingit miinust näha või tahaks juba kerget plussi. Ja tänapäeva lahendus ongi see, et sa ostad selle muutuva mingisuguse, mitte muutuva, aga mis selle nimi nüüd on, selle
trifokaalsed klaasid, mis on üks häda ja viletsus, mida ma olen lihtsalt proovinud omale korraks ette panna ja siis oleksid sa nagu. Need on siis need, et prilliklaasil on üks osa lähedale ja kaugele vaatamiseks, aga need nutikad prillid siis nagu muutuvad. mul on muidugi sama probleem tekkimas ja. nutikad prillid muutuvad keskel niimoodi, et sa vaatad siis lihtsalt samast klaasist läbi ja kui sa vaatad arvutiekraani või teksti, mis on sinu lähedal, siis on tal pluss või null ja kui sa vaatad kaugelt olevat asja, siis on ta miinus. Et tegelikult täiesti geniaalne lahendus ja muide lubavad ka, et see on täitsa valmis olev asi ikkagi lähiajal ehk hinnaks küll öeldakse, et selline kõrgema klassi prillihind, no prillid niikuinii kipuvad suust kõrge klassi omad olema, nii et võib-olla siis on see veel kõrgem klass, aga väga-väga huvitav. Mina muideks proovisin sarnase põhimõttega prille ka IFA-l ja ma rääkisin siin sellest saatest. Siis selles saates sellest ka, aga erinevus on siis selles, et kui need X-i prillid näevad välja nagu päris prillid, eks ole. Siis need IFA-l näidatud autofookusega prillid nägid välja nagu suht paksud ja kitsad umbes nagu Jordi LaForge'i see silmakatte Star Trekis, eks ole, eks sellised kitsad ja pikad imelikud. Hästi rasked, enda aku ei kestnud kuigi kaua, et oli laetava, ma ei tea, kas need X-i klaasid on ka laetavad või need on analoog. Sellest me ei ole aru saanud, laetavad. Vajavad loomulikult elektrit, et see vedelkristall seal sees vajab elektrit, et muuta seda prilli, seda. No näevad nagu tavaliste prillide moodi välja, mis on nagu suur edusamm. Ja. Nii, aga kui me siis hakkame kokku tõmbama, sest minu nimekirjast kahjuks on enamik rääkimata. Aga üks vidinatest muide veel, mis tundus nagu ka päris vidin ja millest oli ka prillide versioon. Ma lihtsalt eelmises saates kuidagi selle peale isegi natuke mõtlesin ja täna ma avastasin, et ma saan sellised osta. See oli firma nimega Omi. Ja see Omi natuke liigitub sinna, võib-olla natuke sinna Humane Pinni ja nende Rabbiti kategooriasse, et nad tegelikult pakuvad platvormi ja sellist liidest ikkagi tänasele keelemudelile multimodaalsele. Aga see on kõik avatud lähtekoodiga platvorm. Te saate täna ka muide selle äpi juba alla laadida. Ma just tõmbasin selle äpi omale ka, vaatasin, mis ja kuidas see toimib. Ja siis koos sellega on neil füüsilised nagu asjad, üheks nendeks on ka prillid, millel on siis kaamera ja kõlarid, näevad välja sellised reklaamibüroo loovjuhi prillid küll, aga miks mitte. Saab neid täna osta küll developer kitina $300 eest. Aga on ka olemas sükene kaela riputatav pisikene julla, kus sees on siis, ma ei tea, kaamerad, see vist ei olnud, seal oli ikka mikrofon, et ta kuulab kogu aeg, et sa said rääkida ja siis samamoodi suhestuda siis selle oma AI assistendiga, kelle sa ise oled valinud kogu aeg läbi selle. Et omi.me nagu huvitav mõte ikkagi ja just prillidena mulle tundus see nagu eriti äge, sest mulle kuidagi meeldiks, et ma ei pea kogu aeg ütlema, et vaata siia ja tee seda, et miks mitte. Ja kui prillidest rääkides, need ei olnud ka prillid, aga ka huvitav kontseptsioon olid nimelt, ma arvan, et maailma esimesed Razer Motoko nimelised nagu kõrvaklapid, mille eesmises servas olid kaamerad. Et tõepoolest väga paljudel tänapäeva noortel, tean ma omast käest, küll mitte, et ma ise oleks, kuuluks sinna hulka, aga olen nagu kursis väga hästi, kuidas hoiavad nad kõrvaklappe peas kogu aeg. Ehk et kõrvaklapid on põhimõtteliselt peas ainult siis, kui sa juhtumisi oled pea padja peale pannud, tähendab siis need ei ole peas, et muidu on kogu kõrvaklapid peas ja kui sul on need suured üle kõrvaklapid peas ja nende ees on kaamerad ja need klapid on ka iseenesest veel sinu nutiassistendiga seotud. Miks ei ole keegi ennem selle peale tulnud, et panna kõrvaklapide külge kaamera? Väga hea mõte. Ebaintuitiivne, aga tegelikult töötada. Räägitakse sellest, et Apple on võtnud patendi või vähemalt plaanib ikkagi teha ka AirPodse, millel on kaamerad, nii et korraks siia vahele ütleme lõppu seda, et kui me rääksime sellest prillidest, eks ole, ja sellest fokusseerimisest, siis CES-il oli väljas ka üks firma, mis tegi väga huvitavat asja, millest nagu tegelikult praktiliselt keegi ei rääkinud, aga tegemist on prototüüpidega, rohkem tehnoloogia demoga. Nimelt MetaOptics on selline firma, kes siis üritabki teha seda sama asja, et sellise põhimõtteliselt 2D või väga õhukese kihi peale teha AI abil või nii-öelda automaatselt fokusseerivaid läätsesid, mida saab konfigureerida ümber. Ja nemad näitasid telefoni, millel ei ole seda klassikalist kaamera moodulit, näitasid prille koostöös Qualcommiga vist, kui mälu mind ei peta, näitasid mingit pikoprojektorit ja kõik see on nagu selline arenduses olev asi, et nad ei ole võib-olla päris veel valmis, aga kui see tehnoloogia, vist nad tegevad koostööd Canoniga ja mingite muude suurtega veel, et kui selline tehnoloogia jõuab nagu päriselt massi, siis ma arvan, et me
hakkamegi varsti nägema neid ise fokusseerivaid prille nagu päriselt normaalse hinnaga ja normaalses valikus, nii et sellest ma loodaks küll üsna palju. Ma tean, et meil on juba saateaeg on ammu läbi, aga nimekirja veel kerides paar asja tundusid ka mõnes mõttes võib-olla jabur, aga kaldkriips geniaalne. Oli Luna Deskmate, see on Keitex, see on üks Hiina robotite tootja või ka selline mänguasjade tootja pigem. Aga nad kombineerisid laadija sellise nutika robotiga, mul on isegi raske seletada, kui sa paned oma iPhone'i selle laadija peale, siis tegelikult iPhone on nagu selle nagu silmad, sellised Pixari stiilis multikasilmad ja see laadija on sellise liigendiga, nii et see iPad selle laadija otsas muutub selliseks multikategelaseks, kellega sa saad loomulikult AI-ga suhelda, kes samal ajal laeb sinu telefoni, kellega sa saad rääkida. Ehk kui sa paned oma telefoni laadima, siis on sul selline lõbusa ilmeline nutitegelane ja sa ei pea selleks ostma mitte midagi muud kui ainult selle odava laadija, sest kogu see mõistus on tegelikult telefonis. Et Luna Deskmate, väga selline hea mõte ja asi, mida saate muidu täna kohe täitsa osta ja mis ka võib-olla on üsna huvitav leiutis, piesokristallidega vibreeriv nuga. Jaa, see oli küll huvitav. Tomatit lõigates vannud, kuidas kogu tuba ja lagi on täis tomatit, sest et see ei lähe kunagi õigel ajal katki. Ma ei tea siis, et sa pead tomatit lõikama sakilise nugaga. No näed, eks ole, aga kui sul ei ole sakilist nuga ja sul on näiteks juhtumis hoopis nürinuga, siis see lõikamine ei lõpe väga puhtalt. Aga selle noaga, mille nimi on Seattle Ultrasonics C200 ja mis maksab muidugi mõnevõrra rohkem kui tavaline nuga ehk et $400. Mis see siis teeb? Ta vibreerib hästi 30,000 korda sekundis äkki või minutist. Piesokristallid, nii et lõikab üldse häiritavalt, siis umbes poole võrra vähem pead suruma, et paned juba vastu tomatit ja imekombel tomatist saavad viilud. Sellised, muideks, nüüd on see minu teada esimene nagu praktiline päris elus eksisteeriv selline asi, vähemalt nagu kodutarbijale kättesaadavana. Aga minust selline ultraheliga vibreerivad noad ja mõõgad ja muud asjad on ulmefilmides päris ammu olnud. No ulmefilmides on kõik asjad ammu olnud. Ja mul tuleb kohe meelde ka Dr. Who, Sorry Screwdriver, eks ole. Aga et sellised, selles mõttes see on jällegi üks asi, mis on nagu jõudnud sellest ulmemaailmast päris maailma ja võib tegelikult elu lihtsamaks teha küll. Paralleeli võib tõmmata suuremas mastaabis sellise toreda asjaga, mis mul tihti praegu seina taga enda olemasolust märku annab, selle nimi on lööktrell. Ja kõik teavad väga hästi, et kui trell vibreerib, siis tuleb auk seina sisse ja kui ta seda ei teeks, siis tuleb hästi kaua puurida. Et see nuga on nagu omamoodi lööktrell, ta lihtsalt teeb seda väiksema skaalas ja iseenesest väga toimib tõepoolest. Kiiremini. Et selline praktiline asi ka veel siis CES-ilt, aga seal oli muidugi tuhandeid asju veel. Ja muidu autodest me ei jõudnudki väga rohkem rääkida. No natuke rääkisime, aga ma tahtsin veel ühe väga igava asja lõppu öelda, mis mulle jäi silma. Väga igav, sest see on väga tuntud ja tuleb meile ka müügile kohe. Aga ma olen nagu optimistlik. IKEA juba tükk aega tagasi ütles, meil on uued nutiseadmed ja nüüd nad tõid oma 20+ vidinad sinna välja, mis said päris positiivsed tagasi, et seal on igasugused lekke, niiskuse, temperatuuri, õhu, CO2 andurid, siis pirnid ja muud pistikud. Need on Matteri ühendusega väga soodsad ja nagu tagasiside tundus olevat CES-ilt, et päris head, nii et ma olen alati väga optimistlik odavate, aga töökindlate asjade suhtes, mis teevad. Ja IKEA tegelikult ikkagi on nagu näitab sealt teed, kuidas on võimalik teha normaalse hinnaga normaalseid nutikuduseadeid. Muide, siia päris lõppu kiirelt veel viskan juurde, kui me Matterist rääkisime, siis Matterit oli muidugi seal palju, aga samad inimesed, samad ettevõtted, kes tegelevad Matteriga, lõpuks ometi tõid siis ka välja lõpliku versiooni Alirost, mis on siis Matteri mitte alternatiiv, aga Matteri lisa nutilukkude standard. Ehk siis mõte on selles, et sarnaselt Matterile, et kõik nutilukud saaksid aru kõigist teenusepakkujatest ühte moodi. Ja see, kuna seal on samamoodi taga nagu Matterilgi Apple, Google, Samsung, Amazon ja teised, siis tegelikult on lootust, et see saab päriselt teoks ja päriselt hakkavad need nutilukud töötama kõigi platvormidega. Vahet pole, kas on Apple Watch või Google telefon, eks ole, või nii muu asi. Et UVB-ga, NFC-ga ja lisavõimalus on igasugused koodi veenituvastuse ja retinaskanneritega lukud, eks ole. Nii et selles mõttes jällegi üks uus avatud standard on juures. Tundub, et meie saateaeg on läbi. Meie saateaeg saab läbi, aga millest on praegu kahju, aga kahju ei ole sellest, et meil on ka ees järgmine saade, et meile tegelikult, see oli aasta viimane saade, kui käisid meil toredad külalised, nende seas ka Indrek Jakobson Akseleristast, rääkisime autodest ja meile tuli selline üsna
kirglik kiri Teslade kohta ja me tahtsime sellest juba rääkida eelmisel korral, aga räägimegi sellest järgmisel korral. Et me tahtsime seda öelda, et me ei ole unustanud Krissi, kui ma nüüd ikkagi nime õigesti ütlesin, kes kirjutas meile Tesladest ja kindlasti võtame selle teema korraks ette, et seal oli huvitavaid aspekte, millele otsa vaadata ja me plaanisime seda teha tegelikult täna, aga nagu näha, CES muutis meie plaane. Tõmbame tänase saate kokku, tuleme järgmine nädal tagasi, meil on uusi uudiseid ja teemasid, mis rääkida ja võtame kirjakasti ka lahti. Aga tänaseks ütleme aitäh ja kuulmiseni nädala pärast.